tere kõigile! Seega, nagu te ilmselt juba video pealkirjast nägite, siis tänase video teemaks on kuidas olla loodussäästlik. Miks on oluline säästa loodust? Hetkel on toimumas selline asi nagu kliimamuutus. Kliimamuutus on pika aja jooksul ilmnev muutus ilmastikuolude statistilistes näitajates. Selle muutuse põhjuseks peetakse suuresti inimtegevust. Kliimamuutus võib põhjustada näiteks seda, et jää sulab, seega merevee tase tõuseb, ilmastikuolud muutuvad, võib toimuda üleujutusi, kuumalaineid, metsatulekahjusid ja põuaperioode. Vee kvaliteet halveneb ja mõnedes piirkondades ka veevarusid ei ole või nad vähenevad. Seega kliimamuutus on kehv ja ma tegin nimekirja asjadest, mida meie saame teha kui alaealised, sest et enamus mu vaatajatest on alaealised, et olla nagu loodussäästlikumad ja teha midagigi, et vähem panustada kliimamuutusesse. Esimene asi, mida sa saad teha, et olla loodussäästlikum, on tekita endale taaskasutatav joogipudel. See võib olla termos või muu taaskasutatav joogipudel. Tekita endale taaskasutatav joogitops. Minul on selline, see on bambusest. Siia ma näiteks, kui ma tahan, siis ma ostan jääkohvi. See tekitab vähem prügi, kui sul selline asi on. Sellega saab ka säästa raha. Sest kui sa lähed näiteks kofeiini või mingisse muusse kohta, kus saab jooki osta, siis tegelikult sellele firmale läheb maksma ka nagu see tops, millal sa neilt saad. Allahindlus on päris korralik. Taaskasutatavat kõrsi võid sa ka osta. Sa võid näiteks bambusest kõrsi osta. Neid on universumis kaubamajas. Ära viska prügi maha. See võib jõuda ükskõik kuhu loodusesse ja nende asjade lagunemine võtab tohutult aega. Prügist rääkides, sorteeri prügi. Ilmselt kui sa oled alaealine, siis nagu sina võib-olla ei saa kontrollida, kas su vanemad sorteerivad prügiga või mitte, aga proovi neil nendega rääkida sellest, et äkki nad on nagu nõus seda tegema. Ja vii taarat ära, sest et sellest sa saad raha tagasi ja neid taaskasutatakse. Tekita endale ka riidekott. Siis iga kord, kui sa käid poes, pane oma asjad sinna, ära võtta kilekotti. Kui sa unustad riidekoti koju, siis võta kindlasti paberkott. Käi kaltsukates. Nendest on väga lihtne leida unikaalseid riideid. Tartus on näiteks 2 Humanat, uuskasutuskeskus. Kaltsukaid on ka Instagramis. Instagramis on lehti, mis müüvad kas käest kätte või postiga oma vanu riideid. Ära viska kunagi oma vanu riideid ära. Kui teil jäävad mingid riided väikseks või vanaks või te ei kanna neid enam, andke oma sugulastele, andke Humanasse, tehke kaltsudeks, kui need katki on, või müüge Instagramis maha. Tekita endale ökohambahari, ära osta, mida sa ei vaja, ära tee impulsiivseid oste. Kasuta vähem vett. Osta rohkem ökotooteid. Kooliasju ostes jälgi, et sa võtad plastikkaante kaustikute asemel paberist kaaned või kaustikud. Kooli võid sa pakkida endale kaasa toitu kodust, siis sa säästad raha, sest et sa ei osta kooli puhvetist asju ja sa ka säästad loodust, sest et sa ei osta asju, mis on näiteks plastikusse pakitud. Enne trenni, kui sa saad, siis käi näiteks kodus söömas, mitte ära minna McDonaldsisse või mingisse kiirtoidu kohta. Kui sa saad, siis anneta loodussõbralikele organisatsioonidele. Kui sa lähed kodust ära jäta tuld põlema, pane tuled kustu. Uuri kliima soojenemise kohta. Ole vegan. Seda on raske teha, ma ise ka ei ole vegan. Ma proovin vähendada seda kogust liha, mida ma söön ja proovin olla iga kuu esimene nädal vegan. Mul ei lubata ka täiesti veganiks minna. Kui te vähegi saate, siis proovige süüa vähem liha või minna veganiks. Loodussäästlik liiklemine. Autod, bussid, lennukid ja muud transpordivahendid ka, mis on mootoriga, paiskavad õhku CO2 ja muid kasvuhoonegaase. Kasvuhoonegaasid on loodusele väga halvad, need põhjustavad suuresti kliima soojenemist. Seega on oluline, et sa sõidaksid vähem autoga ringi. Selleks, et vähem panustada sellesse, et kasvuhoonegaasid paiskuvad õhku, näiteks kasutada rohkem bussi, sõida rohkem rattaga, sõida rohkem tõukerattaga, see on ka su tervisele lihtsalt hea. Proovi võimalikult vähe reisida lennukitega. Sa leiad vähegi aega, käi streikidel. Seda teen mina ja paljud muu sõbrad. Streikidel on tore käia ka. Eestis on olemas selline organisatsioon nagu Fridays for Future, see pole Eesti organisatsioon, see on ülemaailmne. Fridays for Future korraldab Eestis neid streike. Streigid toimuvad iga reede Raekoja platsis kell 2. Followige nende Instagrami, sealt te saate informatsiooni ja hetkel toimuvad ka digistreigid, nagu nende jaoks, kes koroona ajal ei saa kohal käia. Võite neil osaleda. Okei, see on selle nimekirja lõpp. Neid asju on kindlasti veidi veel, aga ma kõike hetkel ühte videosse kokku ei pannud. Kui te tahate, et ma teeksin veel videosid sellel teemal, siis kommenteerige alla. Kui teile meeldis see video, pange like
kui teile ei meeldinud, siis no võite dislike ida. Aga tšau!